Tere hommikust kõigile! Head sõbrad, kallid kolleegid! Mul on suur rõõm siin avada aprillikonverents 2023. Ja avasõnadeks ja avaettekandeks ja tervitussõnadeks palume siia pulti esiteks Eerik Puura, Eesti Geoloogiaseltsi presidendi. Palun! Aitäh! Tere tulemast kõigile, lugupeetud geoloogid, head sõbrad. Nii tore on nentida, et siin Eesti Geoloogiaseltsi, Eesti Geoloogiateenistuse, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös korraldatud aprillikonverentsil on registreerunud osalejaid rohkem kui Eesti Geoloogiaseltsi liikmeid. Nii et ma julgustaksin kõiki selle geoloogia renessansi ajal samamoodi liituma meie seltsi väga sõbraliku kollektiiviga ja siis saame ka kõik üheskoos vaadata tulevikku, sest ilmselt antud ajahetkeks on me kõik nagu tunnetame, et kõiges selles, mis tulevikus siin maailmas toimuma hakkab, geoloogide roll järjest kasvab. Teistmoodi see lihtsalt ei ole võimalik. Aga ma alustan siis kõigepealt sellest, et see mõte korraldada aprillikonverents tõepoolest langes kuidagi väga viljakale pinnasele. Me ju tegelikult taastame siis kunagise traditsiooni, mida vedas Eesti Geoloogiakeskus ja kutsus sinna kokku kõik, aga ütleme, Eesti Geoloogiaseltsi rolliks ongi just selline asutustevaheline koostöö, nii siis akadeemilised asutused, geoloogiateenistus, ministeeriumid, ametid, ettevõtjad, et tuua kõik geoloogid kokku ja arutada siis selle üle, mis siis toimuma hakkab. Kui me mõtlesime siin organiseerijatega ja siis ka Geoloogiaseltsi volikogus, missugused teemad tänaseks konverentsiks valida, siis ütleme niimoodi, et saime kohe aru, et sellise natukene pikema vahe tõttu on neid teemasid nagu võimalik ettekandjad ja teemasid on nii palju, et pigem siis me teeme mingisuguse valiku. Meregeoloogia on üks kindlasti selline teema, mis muutub järjest olulisemaks. Maapõueressursid, ilma selleta ei saa kohe kuidagi, aga tõime sisse siis ka muuseumide, geoloogiliste kogude, arhiivide teema, sest see on samuti kohutavalt oluline ja me ei tohi seda unustada. Ja sellise valiku me tegime, aga seda enam tunnetasime, et järgmisteks aastateks on siis teemasid ja materjale kui palju, nii et see on nagu esimene üritus seeriast ja juba oleme kokku leppinud, et aasta pärast võtab teatepulga üle Tallinna Tehnikaülikool, nii et sellest siis saab järjepidev traditsioon. Kes iganes ei oma vahet, kes selle, ütleme, geoloogide päeva välja mõtles, siis ju seal oli üks väga ilus sisuline mõte, see tähendab, et saada kokku enne suviseid, ütleme, välitööde perioode. Ja meie teeme seda veel nii-öelda paremal tasemel, sest me arutame toimuvat just nimelt enne suviseid välitööde perioode. Nii et ma arvan, et see aprill
ja siis geoloogid, see paratamatult jääb kuidagi selliseks sümboolseks seoseks. Nii et veel kord, tere tulemast Eesti Geoloogia Seltsi nimel ja kõikide kaaskorraldajate nimel ning ma pisut räägin siis nüüd laiemalt nendest mõtetest, mis on seotud geoloogia arenguga maailmas, Euroopas ja Eestis. Ma arvan, et enamiku jaoks teist ma ei räägi mitte midagi uut, sest see kõik on ju suures joones teada, aga ehk aitab see just nimelt meil jõuda sellisesse ühisesse tegevus- ja infovälja ja mõtteid nende teemade ümber koondada ja enne seda, kui me läheme spetsiifiliste ettekannete juurde, kuidagi tajuda ka seda nagu suuremat pilti ja arutada selle üle. Kõigepealt siis mõnedest globaalsetest trendidest, et selge on see, et vastavalt rahvusvahelistele prognoosidele kasvab vajadus geoteadlaste järele ja nende tööhõive kiiremini kui mingite teiste erialade keskmine. Rääkimata sellest, et kõikide uute protsessidega, automatiseeritusega, siis tehisintellektiga on kindlasti ka palju selliseid töökohti, mis üleüldse tulevikus ära kaovad. Aga geoteadlaste nii-öelda roll ja vajadus on kasvamas. Miks see niimoodi on? Siin on mitmed peapõhjused. Üks on vajadus uute energialahenduste ja maavarade järele, ilma selleta lihtsalt ei ole võimalik. Teine on keskkonnakaitse, mis on seotud siis samamoodi kindlasti geoloogide tööga. Vastutustundliku ressursi kasutuse areng, saate aru kahtlemata, ja samamoodi kestliku maakasutuse areng. Nii et me kõik ju saame aru, et see veel ka praegu Eestis sotsiaalse litsentsi saamine kohaliku elanikkonna käest kaevandamiseks võib olla raskendatud, aga mõeldes ette natukene selle peale, et kaevandatud alade taastatud väärtus võib olla väga palju suurem, kui on isegi praegune algväärtus, see kõik on tegelikult võimalik ja ka sellest maailmas siis üha rohkem räägitakse, nagu näiteks Kanadas Progressive Mine Reclamation, see tähendab seda, et kaevandatud alade taastamise plaanid on olemas enne kaevandamise algust. Meie ühiseks ülesandeks on näha ajas ette, missuguseid teadmisi ja oskusi on tulevikus vaja ja missugust ka muutusi teha ja haridust anda. Teine globaalne trend, ma arvan, on seotud sellega, et inter- ja multidistsiplinaarsus geoteadlaste töös järjest kasvab. Ja kui me vaatame, siis praegu mitmete siis rahvusvaheliste geoloogia konverentside teemablokke, siis üha enam me kohtame neis selliseid teemablokke nagu kliimamuutused, tehisintellekt, jäätmed kui ressurss, mullateadus, aga samuti ökoloogia ja ökosüsteemid. Nii et kusagil põhimõtteliselt ei ole võimalik enam niiviisi edasi minna, et saavad kokku ja arutavad ainult ühe eriala teadlased, vaid geoloogid ise kaasavad palju teisi erialasid oma seostega ning vastupidi, üha rohkem ka geoteadlasi, geolooge kaasatakse teistesse valdkondadesse. Nii et eks siin on ka nii-öelda mõttekohad, aga noortele ma väidaksin seda, et kui te oma nii-öelda eriala omandamisel juba mõtlete ette selle peale ja teid huvitab näiteks mingisugune teine teema, see ei ole teine teema, see on kõik seotud ühes suures ühises plokis,
aga kui selleks on näiteks kliimamuutused või tehisintellekt või mullateadus või ökoloogia, siis ma arvan, et neid valikuid tehes on lihtsalt võimatu mööda panna. See on see, kuhu suunas maailm liigub. Järgmiseks kestlik areng on nüüd natukene nagu ka rohepööre, selline ära leierdatud termin, mida kuuldes, ütleme niimoodi, siis võib-olla päris mitmetel tekib selline väike muie, samas teistpidi ju me tunnetame, et seal on taga väga selge seos. See ei ole uus termin, ma mäletan, et kui ma ise kuskil 30 aastat tagasi olin siis magistriõpingutel Manchesteri ülikoolis, siis seal öeldi selle termini kohta üks väga selge lause. Me peaksime järeltulevatele põlvedele jätma vähemalt sama heas seisukorras planeedi, kui meil endal on, aga nüüd ÜRO tasandil on siia juurde pandud selline teine suur plokk, et me peaksime ka ise järjest paremini elama. Ja paljudel juhtudel me näeme, et eraldiseisvana kõik need kestliku arengu plokid on küll väga kenad, tööhõive ja majanduskasv, teiselt poolt nii-öelda ökoloogilised tasakaalud, aga sellest on suht vähe räägitud, et need samad kestliku arengu teemad on ka natukene omavahel konfliktis, mis veel kord näitab seda, et kui igaüks oma asja ajab, siis ei pruugi sealt head lahendust tulla. Aga kindlasti siis geoloogide jaoks, me kuuleme praegu palju teiste taevakehade geoloogiast. Küsimus on, et kui me kuuleme, et teiste taevakehade geoloogiast räägitakse isegi võib-olla pisut rohkem, sest see on nii kuidagi müüv teema kui ookeanide ja merepõhja ressurssidest, siis ma arvan, et siin on ka natukene tasakaalud paigast ära, sest just ilmselt ookeanide ja merepõhja ressursid muutuvad tulevikus väga oluliseks inimkonna arengus. Kui me vaatame energiakasutust inimese kohta erinevates riikides ja mis on vertikaalteljel ja paneme teisele teljele siis sisemajanduse koguprodukti inimese kohta, siis me näeme, kus on selline keskmine joon ja Eesti on peaaegu 2 korda sellest joonest kõrgemal. Aga kõige keerulisem on, et ju kõik need riigid nagu Hiina, India, Brasiilia, väga suur osa arengumaadest, nad soovivad ju liikuda meile järele ning inimeste heaolu on väga tugevasti või isegi võiks öelda peaaegu lineaarselt seotud energiakasutusega. Nii et on väga suur surve, et kui kogu maailm oleks heaolu ühiskond, siis energiakasutus praegusest võiks umbes 2 või 2,5 korda kasvada. See inimeste arvu kasv, see ei tundugi nii katastroofiline, aga just see, et arengumaades püütakse ju üha rohkem energiat tarbida, tuletades meelde näiteks, et praegu on maailmas veel 1 miljard inimest üldse ilma elektrivarustuseta. Ja kui me vaatame, mis kõik oleks vaja asendada, siis me näeme siin väga suurt osa siis gaasi, nafta ja söe siis kasutamisest ja me oleme jõudnud ju tegelikult sellisesse ajajärku, kus ainult siis taastuvenergeetika areng suudab hädavaevalt peagi ära katta tarbimise suurenemise, aga ei paku üldse veel asendamist. Nii et kui te seda graafikut vaatate, kuidas on üles läinud, siis kujutada ette nüüd, et need väga väiksed osakaalud, mis praegu seal on päiksel, tuulel ja siis biokütustel ja ka tuumaenergial ja hüdroenergial kuidagi nüüd 10 või 15 aasta jooksul nüüd siis asendaksid kõik muu,
mis on fossiilsed kütused, siis ma arvan, et see graafik sellisena ta ei lähe, aga nüüd jõuame siis selle teemani, et kui me tahame siis pöörduda uute siis taastuvenergeetika lahenduste juurde, meil on vaja väga palju uusi siis maavarasid kasutusele võtta, eriti metalle. Ja see on nüüd selline koht, kus mulle tundub, et selline klassikaline roheline mõtteviis on kuidagi jõudnud puntrasse, mida ilmselt kajastasid ka Eesti valimistulemused. Otse kui ju, ma mõtleksin, et enamus noori inimesi ju peaks oma kõikide käte ja jalgadega hääletama rohelise mõtteviisi poolt, aga samas nad mõtlevad ise tulevikule ja kui me kuuleme siis, et ei saa siis läbi viia ühtegi suuremat arengut, olgu see siis mõne kaevanduse rajamine või kas või tuumajaam või teised sellised teemad ja ainukene muutus peaks tulema tarbimise vähenemise arvelt, siis ütleme niimoodi, seda sõnumit ei ole valijad lihtsalt ära ostnud, sest nad on tajunud, et see ei ole reaalne. Jah, kindlasti saab pisut raiskavat eluviisi ja tarbimist muuta, võib-olla 10–20% näiteks vähendada rumalat tarbimist, aga summa summarum meil ei ole võimalik, et me siis siin karmis põhjamaises kliimas siis kasutaksime ainult lahendusi, mida me näiteks nimetame nullenergia lahendusteks või millekski sääraseks. Nii et need kompromissid on vaja leida ja ma arvan, et geoloogide roll ja ütlemised ja sõnumid siin on kohutavalt olulised, et seda visiooni ka luua tulevikus. Ameeriklastel on üks väga kena slaid näiteks, et nad on näidanud, kuidas ühe sündiva ameeriklase kohta, lapse kohta, kui palju siis ressursse on eluks vajalik ja see on siis kusagil 1,5 miljonit tonni ja siis on siin jaotatud see ära erinevate maavarade vahel põhimõtteliselt, et aru saada. Ja üks mõte oli, et ka Eestis näiteks ära teha ja hinnata seda, et geoloogide sõnumit paremini edasi anda, aga siis peaks selle ette võtma ja ma ütlen seda, et see ei ole nagu nii-öelda mingi nädala või ühe päeva töö, et selleks peaks ikkagi nagu tõsiselt järele mõtlema ja ka mingisuguse ressursid kokku panema või projekti tegema ja siis me saaksime ka geoloogia olulisust, me saaksime ühiskonnale paremini kommunikeerida, sest lihtsalt see on paratamatus, et ühe inimese, kes ka praegu sünnib eluea jooksul, on vaja tagada teatud hulk maavarasid. Huvitav on see, et arvutati ju välja, kui kiiresti meil õnnestub siis asendada fossiilsed kütused taastuv energeetika lahendustega. Tõepoolest oli nii-öelda optimiste, kes ütlesid, et 2050 näiteks ei ole mingisugune probleem. Ja siis oli niimoodi, et ma ei saagi aru sellest, et on ju tuhandeid, kümneid tuhandeid inimesi, ametnikke, kes kuskil institutsioonides istuvad ja neid plaane teevad ja heaks kiidavad ja siis äkki nii-öelda maailma muutjaks sisuliselt kujunes üks Soome geoloogiakeskuse kaasprofessor, kes hakkas ressursivajadust läbi arvutama. Ja see, milleni ta jõudis, näitas nii-öelda nagu ilmekalt, et minu jaoks näiteks, et mingi üksik riik või ütleme,
siis kas või isegi tervikuna Euroopa Liit võib püüda siia teha sellise tehnoloogilise oaasi, aga selleks, et seda nii-öelda läbi viia, on vaja väga palju maavarasid juba olemasolevatest kaevandustest arengumaades ja lihtsalt kui me vaatame kogu maailma vajadust, kui me tahame tervet maailma muuta, siis saab olema see väga väike protsent. Nii et küsimus ongi see, et kas keegi mõtleb ka mitte ainult oma regiooni peale, vaid globaalse maailma peale tervikuna. Ma rõhutaksin seda, et loomulikult see ei tähenda seda, et me ei peaks nende asjadega tegelema. Mida rohkem me suudame uusi lahendusi siis käiku panna, seda parem, aga ka tehnoloogial ja näiteks igasugu salvestussüsteemidel või taastuvenergia lahendustel on kohutavalt palju arenguruumi selleks siis, et näiteks neid tehnoloogiaid, nende metallidega, mis on praegu nii-öelda mõeldud või olemas, neid lihtsalt ei jätku olemasolevatest maardlatest. Mis oli väga huvitav, millele Simon Michaud viitas, oli see, et tegelikult aastal 2005 käivitus maavarade hindades kajastuv ahelreaktsioon ja see nüüd nii-öelda need fluktuatsioonid, need lähevad edasi, sõnaga kestavad. Varem suurem oli ainult Iraani-Iraagi sõja ajal seotuna siis naftavarudega ja kasutamisega, aga jah, et peale 2005. aastat tegelikult maailm on põhimõtteliselt muutunud ja need samad fluktuatsioonid tegelikult teevad ka prognoosimise väga raskeks. Samas ta tõi välja oma raporti ja selles raportis on näiteks mõni selline huvitav arv. Et mina siit arvutasin välja, et kui näiteks liitiumit kaevandada praeguses mahus ja täita kõiki neid uusi vajadusi, et fossiilenergeetika asendada, siis läheks selleks 9921 aastat. Ja nüüd on küsimus siis nendele, kes on välja toonud sellise visiooni, et meil õnnestub aastaks 2050 siis enamus vajadusest rahuldada. Lihtsalt ressursi probleem. Ja mida veel siis Michaud ütles, et vastavalt senisele praktikale igast 1000 avastatud leiukohast vaid 1-2 saavad lõpuks kaevandusteks. Eestis võiks muidugi see paremini olla. Maavarade leidmisest kaevandamiseni kulub tavaliselt 20 aastat ja igast 10 kaevandusest 2-3 pole kasumlikud ja suletakse. See oli keskmised arvud tema aruandest. Aga veel kord teadaolevaid liitiumivarusid on ainult 2,3% vajadusest. Nii et ta jõudis selleni, et reaalseid vajadusi on meeletult alahinnatud, vaja on uusi akutehnoloogiaid, praktiliselt kõikide metallide väärtus ja hind kasvab ning saabub maavarade otsingute ja kasutamise renessanss. Et tema maailmapildist nagu teistmoodi ei saa. Ja kui me vaatame näiteks maailma erinevaid mõningaid metalle, siin näiteks vaatame niklivarusid, kuhu need on koondunud, siis võimalusi on ja need reserve on, aga need kõik siis suures osas oleks vaja käiku lasta. Kui me vaatame liitiumit, siis me näeme umbes sellist pilti. See ei vasta päris tõele, et kõikide metallide osas Hiina on selline nagu number 1, et hetkel nagu on, aga ka nendest Hiina varudest tegelikult, ja mida nad kaevandavad globaalseks rohepöördeks, kui keegi sellest rääkima hakkaks, absoluutselt ei piisa, see on niivõrd väike osakaal. Ja liitiumi suhtes näiteks Tšiili on siin esikohal, aga vähe räägitakse sellest, et kui see kõik toimub, siis kõrbealadel ja siis sellise, ütleme, tiikides väljasetitamisega, missuguseid probleeme see juba on põhjustanud kohalikele veevarudele, kuidas see siis nii-öelda siin on välja näeb, nii et
Ka siin isegi kui võimalusi on, siis sellised keskkonnatingimused võivad hakata arenguid piirduma. Et siin on korraks näidatud see protsess, siis, kuidas siis sooladest ja aurustustiikides meil õnnestub siis Atacama kõrbes liitiumit põhimõtteliselt toota, see on kõige suurem, aga see nagu täiendav potentsiaal on piiratud põhimõtteliselt veevarudega. Me teame, mis maailmas toimub, näiteks Serbia valitsus tühistas kõik liitiumi kaevandajatele antud load, nii et jällegi võimalus oli, aga luuk läks kinni. Siis vaadates Euroopa Liidu siis kriitilisi ressursse, siis on huvitav tegelikult seda nimekirja uurida, enamus geoloogia ongi seda nii-öelda nagu teinud, aga ma tahtsin just kuvada seda slaidi, et need mitmed asjad, millest me siin Eestis räägime, olgu nad siis kas haruldased muldmetallid või kas või vanaadium, siis põhimõtteliselt need on kindlalt sellel joonest või sellest punktist, kus üks on majanduslik tähtsus ja teine on varustusrisk, nad on kõik nii-öelda nagu väga palju kõrgemal, nad ei ole siin nii-öelda kusagil piiri peal. Nii et mis omakorda tähendab, et meie võetud suunad ja püüdlused neid seda võimalust ja potentsiaali uurida on igati asjakohane. Ja lõpuks tahtsin veel paar slaidi panna siis Geoloogia Seltsi koostööst Euroopa Geoloogia Föderatsiooniga, milleks uueks juhiks on David Kovoni, nii et siin on erinevad siis 28 riiki sellega ühinenud, rohkem kui 45 000 geoloogiga. Eesti on siin ka kenasti pundis ning kui nüüd kellelgi on põhimõtteliselt mõtteid selle kohta, et nendega koostööd teha, siis Geoloogia Selts ja eriti nüüd Ardi Jaosaar ja Lauri Joosu on need, kes selle teemaga tugevasti tegelevad, võib julgelt pöörduda. Siin on ka ekspertpaneelid, näiteks CO2 geoloogiline ladestamine, haridus, pärandi säilitamine, radioaktiivsed jäätmed, geotehnika, geotermaalne energia, hüdrogeoloogia, siis keskkonna siis ohud, maavarad või mineraalid ja siis mullakaitse, nii et ma siin rohkem sellest ei räägi ja kui kellelgi huvi on, siis räägime sellest juba Geoloogia Seltsi tasandil. Ning lõpuks tänane konverents on loodetavasti järjepidev traditsioon, väga palju jääb rääkimata, õnneks või kahjuks aeg voolab järjest kiiremini, ma arvan, et aasta pärast see aasta läheb väga kiiresti ja siis me saame uuesti kokku, aga täna tuleb siis juttu Läänemere geoloogiast, maapõueressurssidest ja pärandi hoidmisest. Ma tänan teid, aitäh! Aitäh Eerikule! Meil on aega üheks kiireks küsimuseks, et kui keegi soovib ettekandjate käest midagi küsida, siis palun tõstke käsi, öelge küsimus ja mina kordan seda mikrofonis üle, nii et kõigile oleks kuulda. Ja Eerik tegi nii põhjapaneva ettekande, et hetkel küsimusi ei ole. Kindlasti me pauside ajal saame neid põnevaid teemasid jätkata. Kuid suur tänu Eerikule. Eerik, siin on sulle ka väikene kingitus. Ja ühtlasi mul on hea meel nüüd sisse juhatada meie järgmine plokk, milleks on meregeoloogia. Ja meregeoloogia ploki esimeseks esinejaks on meil täna Aivo Lepland, kes esindab meil siin täna Eesti Geoloogiateenistust ja kes räägib meile juba täpsemalt geokeemilistest anomaaliatest Läänemere põhjas. Palun, Aivo. Jah, aitäh selle sissejuhatuse eest, aitäh Eerikule nende selle laia ülevaate eest, probleemidest ja võimalustest, mis meid ees ootavad.
Ja aitäh Kairi Lindale selle ürituse ladusa organiseerimisest kõigepealt. Sellest peab vait olema või? Ja mina siis alustaksin seda meregeoloogia plokki jutuga raua ja mangaani konkreetsioonidest Läänemeres. See on initsiatiiv, mis sai tuuletiibadesse mõni aasta tagasi Sten Suuroja eestvõtmisel geoloogiateenistusest ja nüüd oleme sellesse initsiatiivi saanud rahvusvahelisi partnereid ja ka Martini ja noore tudengi Johanna-Maria Tartu Ülikoolist niimoodi, et meil neid tegemisi jätkub ja see meie koostööpartnerite hulk laieneb ja kui kellelegi tekitab see teema, millest ma nüüd hakkan rääkima huvi, siis on siin meiega võimalusel vabalt ühineda. Jah, aga siis kõigepealt raua ja mangaani konkreetsioonid Läänemeres. Kui me nüüd vaatame seda Läänemerd, siis on see raua ja mangaani autigeensete mineraalide suhtes üks väga unikaalne bassein. Sellel pildid siin on nüüd siis meil näidatud erinevate tüüpi raua ja mangaani autigeensete mineraalide levik. Meil on siis need raua ja mangaani oksiidsed vormid, oksohüdroksiidsed vormid, konkreetsioonid, mis esinevad siis madalaveelistes piirkondades ja Läänemeri ja Soome laht on selles suhtes üks väga unikaalne piirkond ja siis on meil need Läänemere süvikud, kus setivad välja väga unikaalsed mangaani ja raua karbonaadid ja sulfiidid. Nendest sulfiididest ja karbonaatidest me ei räägi, sellepärast et Eesti vetes neid niimoodi väga palju ei ole, aga küll on meil neid oksiidsemaid konkreetsioone. Ja raua ja mangaani autigeensete mineraalide moodustumisel ei saa me üle ega ümber raua ja mangaani redokskeemiast. Et sellele me pühendame nüüd järgmised 10-15 minutit. Okei. Jah, aga lühidalt kokkuvõttes on raud ja mangaan siis sellised, et need kantakse merre kontinentidelt jõelise flaksina ja sõltuvalt siis merepõhja tingimustest, kas on meil oksilised tingimused või on anoksilised sulfiidsed tingimused, võivad meil tekkida siis oksiliste tingimuste puhul võivad mangaan olla suhteliselt ühtlaselt jaotunud oksilises settesambas. Oksilised konkreetsioonid tekivad eelistatult, kui see oksiline settesammas on väga õhuke, niimoodi, et need oksilised merepõhjatingimused ja anoksilised settetingimused on omavahel väga tihedalt koos, mõned sentimeetrid on seal vahel või 10 sentimeetrit, see on meil soodne keskkond nende konkreetsioonide tekkimiseks ja kui meil need settepõhjatingimused on anoksilised ja on kõvasti orgaanilist ainet ja kõrge väävli taandumine, siis võivad meil tekkida siis mangaani karbonaadid ja mangaani sulfiidid. Ma vabandan, et see slaid on natukene nihkunud, et need tähed ja asjad on kuidagi natukene pole päris mitte kohakuti, aga loodame, et sellest ei ole väga suurt probleemi. Mis nüüd puutub meie sellesse Läänemerre ja Euroopa ühenduse või Euroopa projekti raames, kus ka Eesti geoloogiateenistus on osalenud, on tekitatud siis selline merepõhja ressursside kaart, kus näidatakse erinevat tüüpi merepõhja mineraale ja Soome laht torkab selle kaardi peal silma kui piirkond, kus on palju neid polymetallic nodules. Need on need raua ja mangaani konkreetsioonid. Eriti just siin Soome lahe idaosas. Neid on ka mujal, siin Botnia lahes, eriti Botnia lahe põhjapoolse osas, aga Soome laht torkab selles osas kindlasti väga markantselt silma. Niimoodi. Need on väga põnevad asjad, aga kuidas on moodustuvad, miks nad seal on, tegelikult me teame üht-teist, aga mitte väga palju. Ja need on need küsimused, mis meil on siin üles loodud, millele me üritame vastuseid leida. Soome lahe rauamangaani konkreetsioonid, küsimused, millele otsime vastuseid. Konkreetsioonide esinemise geoloogiline ja hüdrogeoloogiline kontekst, kas meie see aluspõhi, aluskord ja vee akvafeeride jaotus kuidagi mõjutab nende konkreetsioonide tekkimist. Millised on raua ja mangaani allikad? Kas kantakse suures osas sisse mandritelt, valgadelt, jõgedega või on ka mingisugused altpoolt tulevad lahused, mis meile mangaani võiksid merepõhja tuua?
Millised on tegelikult need tekkeprotsessid, et kuidas toimub see mangaani ja raua oksühüdroksiidide nukleerumine? Milline on need ajastus? Me tahame need sünnitunnistused lahti teha, et millal nad tegelikult moodusid, kas meile raua mangaani konkreetsiooni tekkimisel oli mingisugune kindel epohh, võib-olla nad tekkisid eelistatuna jääaja järgselt, kus oli teatavalt suurem ebastabiilsus, või on nad tekkinud kogu selle pärastjääaegse perioodi jooksul. Me leiame, et need mangaani ja raua konkreetsioonid assoseeruvad erinevat tüüpi bakterimattidega merepõhjas. Milline on see mikrobioloogia, mis sinna juurde käib? Erik, sa... No Facebook. Ja siis viimane küsimus, konkreetsioonid kui kaevandatav ressurss. Need on need küsimused. Jäi sul meelde kõik? Jah, no vot, need on küsimused, millele me üritame siis vastuseid leida ja sellega me siis tegeleme. Kui me nüüd selle viimase küsimuse juurde olen, et mangaani ja raua konkreetsioonid kui ressurss, siis sellega tegeldakse nii meie Läänemere piires, eriti Soome lahes, kui ka globaalselt. Ja neid raua-mangaani konkreetsioone on kaevandatud Soome lahe Venemaa sektoris, eelkõige siis pidades silmas mangaani kui ressurssi ja niimoodi, et sinna siis sellesse merepõhja on saadetud see kartulikorja, mis neid üles nopib ilusti. Ja aga siis globaalsemas kontekstis on nende kaevandamine aktuaalne India Vaikses ookeanis, India ookeanis seda juba tehakse ja siis on see põhise ressurss on koobalt, milles on tõsised suured väärtused. Aga nende Läänemere konkreetsioonide ja globaalsete konkreetsioonide vahe on väga suur ja nende tekkimise mehhanismid on väga erinevad, et need ookeani põhja konkreetsioonid, need tekivad ja nukleeruvad miljonite aastate jooksul, aga meie Läänemere omad on siis tekkinud alates jäätaandumisest, 15 000 aastat. Aga millised on siis milline on sellele mangaani ja raua konkreetsioonide geoloogiline kontekst Soome lahes? Kui me nüüd sellele kaardile lisame siis selle aluspõhja aluskorra kaardi, kus ma olen nüüd? Niimoodi, et siin on meil need suur mangaani ja raua konkreetsioonide esinemine Läänemere idaosas ja millised kivimed siin siis avanevad, huvitaval kombel, see sama ala kattub nende Ediacara kivimite avamusalaga Soome lahes. Niimoodi, kas siin on mingi seos, kas need Ediacara kivimid iseenesest või mingisugused lahused, mis võisid läbi Ediacara kivimite filtreeruda, mõjutavad nende mangaani raua konkreetsioonide tekkimist. Väga huvitav küsimus. Teine aspekt ja assotsiatsioon, mis siis nende mangaani ja raua konkreetsioonidega on see, et kui me vaatame nüüd seda meie Eesti merepõhja siit Kundast, see on vist Kundalaht siin, põhja poole Vaindloo saare piirkonnas, siis näeme, et siin on nüüd konkreetsioonid pole mitte igal pool, vaid on laiguti kindlates piirkondades. Ja kui me vaatame siis seda merepõhja kvaternisetete kaardi, siis leiame, et need konkreetsioonid ikkagi esinevad alal, kus kaasaegset sedimentatsiooni ei toimu. Need on need sinised alad siis selle kaardi peal siin, kus kohas siis kas moreen, viirsavi on otse, või isegi aluskord, aluspõhi on otseselt paljanduv merepõhjas. Niimoodi, et alades, kus kaasaegset sedimentatsiooni ei toimu. Mida me oleme samuti leidnud, et need erinevad tüüpi mangaani konkreetsioonid, siis kas niisugused diskid ja kerad või siis koorikud, need assoseeruvad merepõhjast nende valgete bakterimattidega. See on üsna kehva pilt, meil on vaja paremaid koostööpartnerid, kes annaksid meil võimaluse paremaid pilte merepõhjast teha, aga need pruunid on siis mangaani koorikud merepõhjas ja nende vahel on siis need valged väävlit oksudeerivate bakterite matid. Et see mikrobiaalne konsortsium on väga põnev, mis nende konkreetsioonidega koos käib. No vot, seda me kõike nagu teadsime juba mingil määral nende varasemate projektide raames, mida geoloogiateenistus või geoloogia valitsus on varemalt teinud 80. aastal, 10 aastat tagasi Setkovi projekti raames, aga me tahtsime rohkem. Tegelikult ikka, mis siis toimub, et sellele protsessile nagu jälile saada. Ja siis möödunud suvel tegime ühe koos ekspeditsiooni koos Rootsi ja Soome partneritega siia Läänemere keskosa Vaindloo saare piirkonda. See Vaindloo saar on, eks ole, meil siin see ja siis siin selles Vaindloo saarest läänes 3 kilomeetrit või palju see nüüd on seal, palju need kilomeetrid on, natuke rohkem vist.
ka 10 kilomeetrit alles on üks väga põnev seljandik merepõhjas. See on nüüd siin see merepõhja reljeefikaart, mis on produtseeritud siis Eesti Veeteede Ameti poolt, mis näitab, et see merepõhi on ikkagi väga varieeruv keskkond, et ei ole päris üks igav merepõhi, et siin põhja pool siis avanevad otse need kristalliinsed kivimid merepõhjas, ja tekitavad sellist tüüpilist morfoloogiat. Ja siin lõuna pool on meil siis nende kristalliinikumi peal siis moreeni ja ka Ediacara kivimeid. Aga nüüd lähemalt siis selle seljaku juurde. Siin on siis see seljak, mis on siis 3 kilomeetrit umbes pikk ja pool kilomeetrit lai. Kas ma näen seda aega ka, kui palju mul on veel? 7 minutit? Oi! Ma pean natukene aeglasemalt võtma. Jah. Et siin on meil siis see tore seljak merepõhjas, 3 kilomeetrit pikk ja umbes pool kilomeetrit siis läbimõõdus. Ja selle seljaku peal on niisugused põnevad augud, niisugused lohud sees. Ja nende lohkude suurus on umbes siin mõnikümmend meetrit kuni 100 meetrit ja sügavus 2 meeter 2 või niimoodi. Ja sellest seljakust nii mõlemale pool on siis tavaline, suhteliselt igav merepõhi. Aga mis siin siis selle seljaku peal toimub? See on huvitav selles mõttes, et kogu see seljak on kaetud tihedalt mangaani ja raua konkreetsioonidega. Tihedalt. Ja siis siin ongi me see laev, millega me möödunud suvi käisime seal selle seljaku peal ja see on Stockholmi ülikooli laev, mis saabus Tallinnasse, korjas Steni ja minu peale. Ja sellega me võtsime siis merepõhjast neid setteproove ja pinna pealt neid konkreetsiooniproove erinevate proovivõtu ristapuudega. Saatsime merepõhja siis selle ROV-süsteemi, mis siis filmis meil neid erinevaid asju, mida me seal põhjas nägime. Ja nendest setteproovidest siis on käimas need erinevad tüüpi geokeemilised analüüsid, et boorivett imeme siis nendest settetest välja ja erinevaid analüüse, mis on nüüd käimas. Ja üks töö selle raames on see Johanna-Maria Ojapi masterprojekt, millest on ka üks poster siin meil vestibüülis olemas. No võt, ja siis lisaks nendele proovivõtmistele ja merepõhja filmimistele on Sten teinud ka siis seismoakustilist profileerimist üle selle seljaku. Niimoodi, et siin on meil see seljak ja siin on siis see profiil, mis sellest risti läbi läheb. Ja selline on siis see seismoakustiline profiil, kui ta interpreteerimata, et me näeme, et siin on erinevad reflektorid, mis siis viitavad erinevatele kivimi pakettidele, erinevad. Sina oma armastad nimetada kogu aeg, referentsiga. Jah, no võt. Ja kui seda seismilist profiili nüüd interpreteerida, siis interpretatsioon on selline, et see alumine kompleks, need on meil kristalliinne alus, kord. Ja siis selle peal on üks unit siin, mis on kas Ediacara kivimid või on moreen, seda me veel päris täpselt ei tea, ja siis järgmine on see sinine package, mis on ilmselt viirsavid, ta jälgib ilusti seda allolevat reljeefi, kus on alloleval reljeefil mingisugune mügar, seal teeb see reflektor ka selle mügara ja see on tüüpiline viirsavidele, nad trapeerivad, kuidas eesti keeles sõna on, trapeerivad seda allolevat substraati, tüüpiline viirsavidele. Ja siis see kolmas või 4. ühik on siis kaasaegsed meresetted, mis on hästi orgaanikarikkad ja piirkonnades, kus meil kaasaegne sedimentatsioon toimub. Aga mis on põnev siis selle seljaku peal, et viirsavid paistavad, et on osaliselt ära erodeeritud. Et siin on see kiht väga ühtlane, umbes 8 meetrit paks või 9, aga siin on ta puudu. Kohati tuleme välja kuni selle alumise reflektorini. Et siin selle seljandiku otsas toimuvad veel mingisugused erosioonilised protsessid. Jah. Ja mis me nüüd siis selle Stockholmi ülikooli laevaga tehtud ekspeditsiooni raames tegime, me kogusime detailsemat fotomeetrilist informatsiooni hästi kõrge resolutsiooniga, et siis vaadata, mis tüüpi need augud meil siin on ja kuidas nad siis
kuidas on nende kõrguse, sügavuse suhted. Ja näiteks siin on punakamad toonid on siis madalam merepõhi ja rohekamad toonid on sügavam merepõhi ja siis on meil siin üleval näitame ühte profiili läbi kahe nende augu ja mida me näeme, et on hästi püstised seinad nendel aukudel ja need augud on umbes 60 meetrit laiad ja 2 meetrit sügavad. No vot, see on igavene põnev asi, et kuidas merepõhjas on meil kas pehmetes setetes või suhteliselt pehmetes setes püstised seinad. Aga õnneks oli meil siis see videoaparatuur kaasas, millega me saime lähemalt nagu natukene visuaalset dokumentatsiooni saada. Niimoodi. Ja nüüd ma näitan ühe minutise video nendest pokkmarkidest, nendest aukudest selle seljandiku peal ja siis sellest merepõhjast mangaani konkreetsioonidega, mis on siis nendest aukudest, nendest pokkmarkidest eemal. Kas see läheb käima? No võt, niimoodi me see õljume seal merepõhjas ja need on need viirsavid nüüd meil ilusti. Ja need viirsavid on osaliselt erodeeritud. Ja need heledamad kiid on ja liivakad kiid ja tumedamad on savikavamad kiid. Ja kui me nüüd vaatame sinna siis nende seinade ette, siis me näeme, et siin seinade ees on meil niisugused valged bakterimatid, otse kohe seina ees. Ja eelistatult just nimelt nende pokkmargi seinade ees, moodustades sellise 5-meetrise ringi pokkmargi äärtes, mis nagu viitaks, et mingisugused fluidid tulevad sealt niimoodi ajavad viirsavide alt ennast välja. Ja need seinad on suhteliselt ebastabiilsed, nad vajuvad alla ja viirsavide tükid on niimoodi sinna pokkmarkide sisse kukkunud. Ja kui me nüüd siia ääre alla üritame vaadata, siis me leiame, et siin on niisugused kerged õõnsused, mis nagu viitaksid ka, et midagi ajab alt üles. Ja nüüd, kui me nüüd siis üles lähme piki seda viirsavi paljandit, ronime, jõuame siis selle seljandiku pinnale, viirsavid on sisuliselt merepõhjas ja nende peal on need mangaani konkreetsioonid, erinevad tüüpi diskilaadsed ja ka niisugused koorikulaadsed, tihedalt täis, otse viirsavide peal. Päris palju. See oligi vist see kino siis. No võt, aga mis me siis nüüd teame ja mis me edasi tahame teha? Me nagu mingil määral teame seda geoloogilist konteksti nüüd, et esinevad aladel, kus tänapäevast settekujumist ei toimu ja avanevad hilisklassiaalsed setted, moreen ja viirsavi, esinevad Ediacaria cambriumi kivimite avamusalal, konkreetsioonide levikualadel on merepõhjas rikkalikult väävlit oksudeerivate bakteride matte, mis viitavad metaani lekkimisele altpoolt. Kust see metaan tuleb? See on omaette küsimus, et kas ta tuleb kuskilt nende põhjavetega üles või tuleb kohalikust Ediacaria kivimitest või mis on selle metaani allikas. Ja kas selle metaaniga, mis meil siit välja lekib, tuleb ka koos raud ja mangaan, mis on selle raua-mangaani päritolu, see on kõik vajab lahti arutamist ja see ongi need suuremad küsimused, mis meil on. Mis on raua ja mangaani allikates? Kas raud ja mangaan kantakse Soome lahti jõgedega või läbi merepõhja väljavoolate oksiliste vetega, mis pärinevad allolevast põhjaveekompleksidest. Niimoodi, et ja kas see mangaan ja metaaniringe on siin omavahel seotud, kuidas see kõik siis summeerub nende konkreetsioonide moodustamisse, need on asjad, mida me tahame siis siin selgitada tulevad aastate jooksul ja kui võib-olla mõnel aprillikonverentsil leitakse sellele ka aeg konverentsi programmis, seda ma tahtsin öelda. Jah, niimoodi, et sellega siis on see ettekanne lõppenud, tänan kuulamast, koostööpartnerid on teretulnud. Aitäh! Aitäh, Aivo! Aitäh, Aivo! Luban ühe kiire küsimuse Aivole nõnda ilusa teema kohta ja kohe Igor oli esimene käsi püsti, palun. Nii, ma kordan seda küsimust, et Igor küsis, et kui me läheme Liivi lahte, siis ka seal on meil raua-mangaani konkreetsioonide esinemise ala, aga Ediacaria ajastu kivimeid ei ole, et kus sealt see metaani allikas? Esimene kommentaar on traditsiooniline, väga hea küsimus. Ja teiseks, geoloogia on teistsugune, võib-olla need samad Devoni, meil on see õõlreed ja selles on ju üksjagu rauda sees ja kui me seda saame kuidagi mobiliseerida sealt, võib-olla see on lihtsalt see erinev geoloogiline ehitus, kui selle raua ja mangaani soos
on seotud meie aluskorra, aluspõhjakivimitega. Absoluutselt, niimoodi, et see teadmine, mida me nüüd Soome lahest üritame taskusse pista, seda me peaksime kasutama ka Liivi lahes. Aitäh Aivole ja nüüd ka väikene kingitus sulle. Ja kindlasti saame pausi ajal neid teemasid jätkata, kuid praegult liigume edasi järgnevate teemadega, hoides siiski fookust Läänemere geoloogial ja palume siia järgmise esineja, kes räägib meile täpsemalt merepõhjasetetes peituvast fosforist. Meile tuleb esinema Markus Ausmeel Tartu Ülikoolist ja Eesti Geoloogiateenistusest. Palun. Aitäh, Martin, sulle selle sissejuhatuse eest. Ma räägin siis täna alustuseks natukene Läänemerest, selle probleemidest ja ka siis üldiselt sellest, millega mina tegelen. Et Läänemeri on siis üks kõige rohkem inimtegevusest mõjutatud meresid maailmas. See on geoloogiliselt noor, suhteliselt madal ja varieeruva merepõhja morfoloogiaga. Bioloogiline mitmekesisus Läänemeres on väike, kusjuures paljud liigid, kes siia on jäänud, elavad siin oma taluvuse piiril. Läänemere pindala on umbes 420 000 ruutkilomeetrit ja keskmine sügavus 52 meetrit. Seega on Läänemeres oleva vee hulk võrreldav ainult näiteks Baikali järvega. Läänemere valgala on aga üle 4 korra suurem Läänemere pindalast, kus elab siis umbes 85 miljonit inimest. Seega on niigi äärmiselt õrn ja keskkonnamõjude suhtes tundlik Läänemere ökosüsteem peab ka hakkama saama siis valgalal elavate inimeste mõjutustega. Ja üheks tänapäeval kõige tõsisemaks keskkonnaprobleemiks Läänemeres peetakse eutrofeerumist. Eutrofeerumine on siis protsess, kus veekogu rikastub inimtekkeliste toitainetega, peamiselt fosfori ja lämmastikuühenditega, mille rohkus toob siis kaasa vetikate ja fütoplanktoni vohamise ning sellele järgneva suurema lagunemise, mis kasutab ära merepõhjas lahustunud hapniku. Ning selle tulemusena tekivad siis merepõhja kihtidesse nii-öelda surnud tsoonid, mida on näha siin. Mis nüüd juhtus? Siin alumisel joonisel. See on siis surnud tsoonide levik viimase 117 aasta jooksul. Kui 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse jooksul suurenes fosfori sissekanne Läänemerre peaaegu 6 korda võrrelduna varasema, ütleme siis loodusliku fooniga, siis eelmise sajandi lõpus, kui teadlikkus eutrofeerumise kahjulikkusest tõusis ja ka selle sajandi algusega on sissekanne vähenenud peaaegu poole võrra, kuid vee kvaliteet pole sellest siiani paremaks läinud, pigem vastupidi. Ja üheks selle põhjuseks on siis see, et fosfor varasema ulatusliku sissekande tagajärjel on akumuleerunud merepõhja setetesse ja saab sealt nüüd siis soodsatel tingimustel jälle järk-järgult vette tagasi vabaneda. Fosfor esineb merepõhja setetesse mitmel moel, aga tegelikult ainult üks osa sellest on nii-öelda potentsiaalselt mobiilne. Ja üldiselt jaotatakse siis fosforit settesse 6 erinevasse fraktsiooni. Esiteks nõrgalt seotud fosfor, mis on lahustunud sette pooriruumis, adsorbeerunud osakeste pinnale või siis seotud lühikestesse ja kergesti lagunevatesse orgaanilistesse vormidesse. Ning teiseks raua- ja mangaaniühenditega seotud fosfor, mis siis hakkab vabanema tegelikult just nendes hüpoksilistes tingimustes, kus redoks-tingimused on muutunud. Ja neid 2 vormi siis peetaksegi nendeks mobiilseteks vormideks. Ning lisaks on fosfor settesse seotud ka mitmete mittemobiilsete vormidena. Lisaks on minu töös oluline vahet teha ka merepõhja settimistingimustel, mille alusel jaotatakse siis merealasid 2. Esiteks akumulatsioonialad, kus esinevad pehmed ja peeneteralised setted ning kus toimub pidev kaasaegsete setete akumulatsioon. Ning teiseks erosiooni- ja transpordialad, kus on siis üldiselt jämedateralisemad ja kõvemad setted ning kus setete kuhjumine on siis häiritud
lainete ja või hoovuste mõjust. Ja oma töös olen ma uurinud mõlemalt alalt siis 2 piirkonda, akumulatsioonialadest siit Soome lahe Suudme piirkonda ja Liivi lahte, ning erosiooni- ja transpordialadest siis Väinamere piirkonda ning Väinamerest eraldi ka Suure Väina piirkonna setteid. Setteproovide kogumiseks on siin viimaste aastate jooksul toimunud mitmed välitööd, siin erinevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud või kaasrahastatud EGT projektide raames ning valdavalt siis uurimislaeval Salme siin parempoolsel pildil. Ning proovide kogumiseks kasutame siis G-Max tüüpi settepuuri, mis ka Aivo siin slaidil korraks läbi käis, et see koosneb siis sellisest 2 torust, mis lastakse kukkuda settesse, siin all on sellised klapid, mis sulguvad ning siis sette koos torudega tõstetakse kraanaga laevapardale. Ning sette südamikud näevad ise välja umbes sellised. Oma töös oleme viilutanud need setted 1 sentimeetri kaupa proovideks ning igast siis piirkonnast analüüsisin 10 proovi igast läbilõikest, kasutades siis fosfori fraktsioneerimise meetodit, kus siis fosforit ekstraheerisin siis järk-järguliselt järjest tugevamate hapete ja alustega, saades kätte 5 eelpool mainitud fraktsiooni. Ning need fraktsioonid, kui ka tegelikult kogu fosfori siis sisaldused mõõtsime ICP massispektromeetriga. Ning kui eelpool oli mainitud, et kokku on 6 fraktsiooni, siis tegelikult see 6. fraktsioon ehk jääkfosfor on ainult arvutuslik erinevus kogu fosfori ja nende 5 fraktsiooni summa vahel. Et siis saada veel kord aimu, mil moel erinevad akumulatsiooni- ja erosioonialad, siis siin on üks väike tabel mõningatest tulemustest. Et olgu siis veel kord öeldud, et Soome lahe Suue ja Liivi laht on akumulatsioonialad ja Väinameri ning Suurväin erosiooni- ja transpordialad. Akumulatsioonialasid iseloomustavad rahulikumad settimistingimused, suurem vee sügavus sealhulgas ning ka setted sisaldavad rohkem vett, rohkem orgaanilist ainet ja loomulikult ka rohkem fosforit. Ja nüüd siis räägin natukene tulemustest, et siin joonisel on näha siis erosiooni- ja transpordialade setete fosforisisalduse võrdlusi. Esimeses tulbas on kogu fosfor ja edasi mobiilne fosfor ning siin kõik 5 fosforifraktsiooni. Siin Suure Väina läbilõikes on näha sellist 4–9 sentimeetri sügavusel sellist kõrgendatud sisaldusi. Olgu siis öeldud, et täpselt ma ei tea veel, mis see on, aga suure tõenäosusega on siis Suure Väina põhi olnud kas lühikest aega akumulatsiooniline või on sinna mõnel muul moel akumulatsioonilisi setteid juurde kantud ja sisse kantud ja siis kiiresti jämedama materjaliga kaetud. Kui nüüd see anomaalia kõrvale jätta, siis paistab välja, et sisaldused on suhteliselt sarnased kõikide fraktsioonide lõikes ja jäävad valdavalt alla 100 milligrammi kilogrammi kohta. Ainsa erinevusena paistab siis välja apatiitne fosfor ehk siis kaltsiumiga seotud fosfor, kus sisaldused on märksa suuremad, jäädes 200–500 milligrammi kohta milligrammi juurde kilogrammi kohta ja nemad siis moodustavad suurema osa erosiooni- ja transpordialade üldfosforist. Ja jätke nüüd meelde need numbrid ja võrrelge neid nendega. Need on siis akumulatsioonialade võrdlus. On näha, et kõik numbrid on mitu korda suuremad. Ja loomulikult on ka suuremad siis üldfosfori ja ka mobiilse fosfori sisaldused. Et akumulatsioonialade setetest paistab hästi välja see, et
fosforisisaldused üldiselt vähenevad sügavuse suunas ja näiteks siin üldfosfor stabiliseerub teatud sügavusel. Siin Soome lahe puhul umbes 10 sentimeetri sügavusel ja Liivi lahes kuskil 5 sentimeetri sügavusel. Ja seesama näiteks apatiitne fosfor, mis moodustas enamuse erosiooni- ja transpordialade fosforist, on siin suhteliselt samas suurusjärgus, aga kaugeltki mitte enam kõige suurem fraktsioon. Siis siin on kõige suuremaks fraktsiooniks seesama eelpool mainitud raua ja mangaani ühenditega seotud fosfor, mis siis on see oranž joon. Koos labiilse fosforiga, mida just väga palju ei ole, aga siiski helesinine joon kahe peale kokku, nad moodustavad siis mobiilse fosfori, mis akumulatsioonialade setetes on peaaegu pool kogu fosforist. Ja minu töö kontekstis on loomulikult fookuses just see mobiilne fosfori fraktsioon. Siin joonisel on siis näha kõikide uurimispiirkondade mobiilse fosfori muutusi sügavuse suunas. Ja mis väga hästi silma paistab, on see, et Liivi lahes on siin pinnakihis, no kuskil seal, fosforisisaldus peaaegu 2 korda suurem kui Soome lahes ja siit jooniselt võib-olla hästi välja ei paista, aga peaaegu 20 korda suurem kui siis erosiooni- ja transpordialadel. Ning otsustasime, et siis seda asja tuleks natuke lähemalt uurida. Ja mis selgus? Et kõrged fosforisisaldused Liivi lahe setetes korreleeruvad mangaanisisaldustega. Ja iseenesestki mõistan, et just selle raua ja mangaani oksuhüdraatidega seotud fosforivorm siis seostub mangaanisisaldustega. Seega võib eeldada, et fosforisisaldust settes mõjutavad need samad raua-mangaani konkretsioonid, millest just äsja juttu oli. Et Liivi lahe raua-mangaani konkretsioonides on mõõdetud fosforisisalduseks 0,5 kuni 1,6%, mis tegelikult on 2 suurusjärgu võrra suurem kui fosfor Liivi lahe setetes. Ja lisaks veel siis teiste piirkondade setete fosfori ja mangaani vahel niisugust seost ei esine. Võttes arvesse veesisaldust, orgaanilise aine sisaldust ja keskmist tihedust ning anorgaanilise aine sisaldust ja keskmist tihedust, ma arvutasin välja siis kõikide piirkondade setete keskmised tihedused, selleks, et kvantifitseerida siis sisaldusi näiteks pindala või ruumala ühiku kohta. Siin tabelis on siis välja toodud kogu fosfori ja mobiilse fosfori sisaldused uuringu piirkondade ülemises esimeses sentimeetris, siis grammi ruutmeetri kohta. Ja olen võrrelnud siin ka varasemate tulemustega, mis on saadud Soome ja Rootsi ranniku vastavatelt aladelt. Ja punasega on siis toodud erosiooni- ja transpordialade numbrid ja sinisega akumulatsioonialade numbrid. Vaatame näiteks seda mobiilse fosfori sisaldusi. Paistab välja, et kõikides piirkondades on minu leitud sisaldused suuremad kui varasemalt on teada. Aga näiteks Väinamere, Suure Väina ja ka Soome lahe sisaldused on ainult 2-3 korda suuremad kui näiteks Liivi lahes. Siin all paistab välja, et sisaldused on tegelikult erinevad peaaegu 8 korda. Ning see mõte tekitas mul tahtmise natukene arvutada. Vaatame seda Liivi lahe potentsiaalselt mobiilse fosfori graafikut uuesti. On näha, et 5 sentimeetri sügavusel sisaldused stabiliseeruvad. Seega võiks eeldada, et see ongi see nii-öelda looduslik foon ja sellest madalamale sisaldused ei lähe. Seega on potentsiaalselt mobiilne ainult see osa siin, mis jääb musta punktiirjoone ja punase joone vahele. Liivi lahes siis ülemises 5 sentimeetris on 1 ruutmeetri kohta seal 40 grammi mobiilset fosforit. Kui nüüd võtta, et Liivi lahe pindala on umbes 18 000 ruutkilomeetrit
siis võiks teoreetiliselt väga üldistatud hinnangu kohaselt öelda, et Liivi lahes võiks ülemises 5 sentimeetris olla kokku kuskil 720 000 tonni fosforit, mobiilset fosforit. Võrdluseks võiks võtta siis näiteks kogu Läänemere aastase fosfori sissekande, mis jääb alla 31 000 tonni. Seega, kui oleks selline hüpoteetiline olukord, et kogu fosfori sissekanne Läänemerre pidurduks, läks nulli, siis piisaks ainuüksi Liivi lahe 5 ülemisest sentimeetrist, et tagada fosforivaru tervele Läänemerele veel vähemalt 24 aastaks. Samas, kui nüüd tulla tagasi reaalsuse juurde, on asi palju hullem. Kuigi Liivi lahe vesi on veel valdavalt oksiline, siis viimase 10 jooksul on selle hapniku tingimused märkimisväärselt talvenenud ning on esinenud ka üksikuid hüpoksilisi tingimusi lahe sügavamates osades. Seega on tegelikult vaid aja küsimus, millal Liivi lahes talletunud fosfor siis vabanema hakkab ja tõenäoliselt juhtub see oluliselt kiiremini. Ning usun, et see ongi paras koht, millega oma ettekanne lõpetada. Aitäh! Aitäh, Markus, selle ettekande eest ja meil on võimalus ka mõneks küsimuseks. Et palun märku anda, kui on küsimusi, ettepanekuid, kommentaare. Et võib-olla ma ise, Markus, et kas sa korraks täpsustaksid üle, et mis tingimustel siis, mida on vaja selleks, et merepõhja settes olev nii-öelda potentsiaalselt mobiilne fosfor, ehk see raua ja mangaani ja oksühüdraatidega seotud fosfor vabaneks. Mida selleks on vaja? Selleks on vaja muuta merepõhja redoks tingimusi. Selleks on vaja, et hapniku sisaldus oleks piisavalt madal, et need redoks tingimused muutuksid. Ehk et senikaua, kui on vesi hapnikurikas? On oksiline, siis seda karta ei ole, aga nii pea, kui seal hapniku sisaldus langeb alla teatud piiri, siis hakkavad need sealt järk-järgult vabanema. Selge, aga aitäh sulle ka ajas püsimise eest, suur tänu. Ja siin ka väikene meene. Ja meie läheme aga oma meregeoloogia blokiga edasi ja mul on suur rõõm siia kutsuda Sten Suuroja Eesti Geoloogia teenistusest, kus ta juhatab meregeoloogia geofüüsika osakonda. Ja Sten räägib meile edasi ühel väga kuumal teemal, nimelt meretuuleparkidest. Nii, palun Sten. Ma tänan. Jah, meretuuleparkide teema on meil Eesti Geoloogia teenistuses juba paar aastat vist igapäevane, et ei lähe päeva, kui me sellega ei tegeleks. Ja seetõttu on minu ettekanne ka siis arvsate kolleegidega koos tehtud ja kindlasti Igor on see, kes siia võib-olla teemasse kõige rohkem ka panustanud on. Aga kus ma alustan? Alustan sellest nupust ja alustan mõistagi neogrundist. Ja võib-olla seda kahel põhjusel, et ma arvan, et neogrundi meteoriidikraater võib-olla on üks paremaid näiteid, mis kujutab antud olukorda, mis meil on nende meretuuleparkide rajamisega. Et meil on merepõhjas umbes 20 kilomeetri raadiusega või diameetriga struktuur, kuhu keskele me tahame siis paigutada tuuleparki. Aga meil ei ole selle struktuuris mitte ühtegi puurauku. Me oleme seda struktuuri uurinud geofüüsikaliste meetoditega, aga need jäävad pimedaks seal keskel, sest keskel ei gravimeetri anna seal midagi, ega ka seismoakustika, et tegelikult sisuliselt meil ei ole seal keskel mitte midagi. Ja see on nüüd see piirkond, kus me tahame siis suure tuulepargi ehitada, et minu kui meregeoloogi sõnum on ikkagi, et uurime ennem, mis seal on ja siis hakkame ehitama või planeerima. Ja minu doktoritöö juhendaja oli kadunud Enn Pirrus, kes tegelikult pidas seda sama keskplatood seal neogrundil hoopis suureks hiidpangaseks. Aga ülemise pildi sain ma Igorilt, et faili nimi oli Vennad Suurojad Strombusel, see on aastast 1996, kui me siis isaga koos meteoriidikraatrit seal piirkonnas uurima hakkasime.
ja 2008 tegime Tartu Ülikoolis siis ettekandega nendest tulemustest ja siis parempoolne pilt siis seal illustreeris siis aastal 2028 Neugrundi meteoriidikraatri ala, kus siis uhkelt tuulepark oli juba kujutatud. Aga veelgi enam, me nägime ette ka tegelikult stsenaariumi aastast 2008, et me arvestasime seal kliimamuutustega, arvestasime ka maakoore kerkega, aga millega me ei arvestanud tegelikult Läänemere või kogu ookeani veetaseme tõus. Et ma arvan, et selles mõttes see joonis ei ole pädev enam. Aga kui vaatame nüüd tuuleparke Euroopas, et tegelikult lihtsalt guugeldasin korra ja leidsin sellise lehe nagu Wind Europe internetist ja vaatame, et kus need praegu tuulepargid siis rajatud on, et vaatame Läänemeri, et tühi, tegelikult ei ole. Kui me siin vaatame, siis me leiame 2 punkti, ühe Soome rannikult ja ühe Gotlandi juurest ja ühe Öölandi juurest ja seda kinnitab ka see tabel, kus me näeme siis, et tegelikult Rootsis ja Soomes on siis vastavalt 19 ja 80 turbiini, aga kogu see põhiline turbiinide ala jääb ikkagi siis Taani väinade või Taani poolsaare ümbrusesse ja Põhjamere Inglise kanalisse. Ja põhiline tuuleparkide rajaja on olnud siis 4 riiki, on siit näha, et need on siis Madalmaad, Taani ja Ühendkuningriigid ja Saksamaa. Aga nüüd Emotnet, mida siin mainis ka keegi eelkõnelejatest, et on selline koht, kuhu Euroopa merepõhja andmestik koondatakse ja kuhu ka Eesti Geoloogiateenistus ja Tartu Ülikool oma andmeid saadavad. Siis on seal erinevad teemad ja üks plokk peale geoloogia on ka inimtegevus. Ja kui nüüd vaadata sinna sisse, mis seal inimtegevuses andmed on, siis näeme, et seal on tuulepargid ka need, mis planeeritakse need alad. Ja kui nüüd vaadata Läänemere piirkonda, siis me näeme, et pilt on hoopis huvitavam. Läänemeri on tuuleparki täis pandud. Ja mis kõik huvitav, et vaatan, et isegi mitte ainult meri, vaid ka Pihkva järv on tuulepargi saanud, aga klikkisin seal peale, et nii hull asi ei ole, et tegelikult seal on vist pikkuskraadid läinud neil sassi, et nime kandis ta ikkagi Saare Liivi tuulepark. Aga jah, kui vaatame siis meie piirkonda, projektor on natukene lahjaks jääb see valgus, aga siin on kuskil Hiiumaa ja Saaremaa siin vasakpoolsel joonisel, et siia on väga palju meile piirkonda planeeritud tuuleparke. Ja kui räägime nüüd Eesti merealast, siis tegelikult meil on väga suur mereala, et kui me majandusvöön ja territoriaalmere kokku paneme, siis saame territooriumi, mis on võrreldav siis 80% meie maismaa territooriumist, et nagu ruumi oleks, kuhu tuuleparke panna. Ja see kõik on siis maapõu tegelikult, see on siis veega kaetud maapõu ja tegelikult me räägime siin ikkagi maapõu väärendamisest siis samuti. Ja kui nüüd vaadata merepõhja reljeefi, mis siin kujutatud on, siis väga selgelt tulevad siit välja ka geoloogia, et üleval on siis meil Balti kilbiala ja siis uhkelt tulevad välja siis klindid, erinevad astangusüsteemid, nii Balti klind kui siis Siluri ja kuskil on näha ka Devoni klint lõuna pool. Ma seda pointerit väga hästi ei käsitle, et las ta siis olla. Nii, aga et tuuleparki rajada, selleks peab meil kindlasti olema tehtud enne planeering, vaatama, et kuhu need tuulepargid on mõistlik siis rajada ja kuhu neid saab rajada. Soome lahest me ei räägi, sest Soome laht praegu on välistatud tuuleparkide rajamiseks ja seda põhiliselt siis kaitse tulenevalt piirangutega. Aga esimene ala, kuhu tuulikud planeeriti, oli tegelikult Hiiumaa põhja või loode osa ja mõistagi miks sinna, sest see geoloogias ka väga selgelt välja tuli, et see on see, kus meil on see Balti klint ja see on see, kus meil on karbonaatsed veealused aluspõhjaplatood, et kindlasti on see fundeerimisega parem piirkond, aga see on kahjuks praegu siis canceldatud või tühistatud see planeering. Samuti maakonna tasemel tehti merekonna planeering aastaid tagasi Pärnu merealale, kus siis potentsiaalne ala on välja valitud ja seal ka tegelikult 2 hoonestusluba on välja antud. Peale selle on tehtud siis kogu Eesti mereala hõlmab mereala planeering ja selle raames valiti siis 3 ala välja, üks on siis Liivi lahes, Ruhnu saares, kui te näete põhja pool, üks on Saaremaast läänest kõige suurem
ja üks siis tegelikult nii-öelda innovatsiooniline tuuleala on siis sealt veel lääne poole, see siis on ette nähtud just nende ujuvfundamentidega tuulikute jaoks. Ja Võlemil neil siis riikliku mereala planeeringuga määratud aladel on siis ka Võlemal üks hoonestusluba välja antud ja tööd seal käivad. Aga nüüd on häda selles, et meil pole geoloogilisi andmeid ja need andmed, näiteks see EMODNET-i portaal, mis me saada on, need on reegliga kas kaardipildis või punktandmed, et meil ei ole tihti vertikaalset läbilõiget nende kohta. Ja seal on siis ainsaks tegelikult andmeallikaks tegelikult seismakustilised profileeringud. Ja nüüd, kui mereala vaadata, siis meil on väga hästi kaetud Soome laht nendega, seda tegi siis kunagine geoloogia valitsus, ja siis ka Läänemere osa. Läänemere osa nüüd on tehtud põhiliselt Tartu Ülikooli ja Stockholmi ülikooli koostöös, ja nii palju veel täpsustan, et allidjooned on analoog, andmestik vanasemast ajast, ja ainult see lilla on siis digitaalses vormingus tänapäeval kättesaadav. Aga mõistagi on muidugi tänapäeval võimalik ka osa materjali digitaliseerida. Ja selle andmestiku baasil me tegelikult oleme geoloogiateenistus teinud neli raportit, üks siis vasakpoolne ülevaade meregeoloogilistest andmestikust meretuuleparkide planeerimiseks on kättesaadav ka geoloogiafondis. Seal on kõik see, mida ma siin räägin, väga põhjalikult kokku võtnud, Igor on teinud väga põhjaliku töö seal. Ja seda saate lugeda, teised 3 kahjuks ei ole kättesaadavad, kuna kõik need on arendusega kaetud ja seal on piirangud peale, et vabalt neid käsitleda ei saa. Aitäh, Martin! Aga siin lihtsalt näide siis ühest seismakustilisest profiilist, mida meie siis Eesti geoloogiateenistus tänapäeval teeb, ülemine on Väinamerest, me näeme siis ilusti aluspõhja kivimiteni, mis on 60 meetri sügavusel ja tähistatud selle roosa tooniga, ja teine on sama, siis, mida Aivo siin näitas oma ettekandes, see on siis Soome lahest, kus me näeme siis aluskorda ja näeme siis ka läbi settekivimite, läbi terrigeensete settekivimite siis. Ja selleks, et neid uurida, on tänapäeval aparatuur olemas. Nüüd Eesti on läinud seda teed, et Eesti ennem ei uuri planeeritud mereala geoloogiliselt, et kõik need mereala planeeringud, mis praegu on tehtud, need on tegelikult tehtud ilma geoloogilise taustinformatsioonita. Et praegu antakse siis need alad arendajale kätte ja siis on arendaja enda siis teha, et kas ta siis vaatab ennem olemasolevat andmestikku või alustab siis kohe uurimistöödega. Meie Eesti geoloogiateenistus oleme kaasatud, oleme ühel arendusalal siis teinud ka uuringud ja kasutanud selleks Veeteede Ameti või praegune Transpordiameti siis laeva Jakob Rei. Aga käime siis kiiresti aega, meil siin on, ma vaatan, et käime üle need alad kiiresti, et jah, juba põgusalt öeldud, et Hiiumaast põhjast ala on kindlasti kõige sobilikum tuulikute rajamiseks ja ka sellepärast sealt ka alustati mõistagi. Aga kahjuks jah, tänapäeval kehtetu ja mis veel huvitavat on vaadata, et üks areng ala on puhtalt Hiiu maardla, selle Liivamaardla otsa sattunud, et mis ei ole hea. Aga siin on toodud nüüd paar profiili näiteks, et ma huvitav jah, ei saa selle ka kuidagi... Ahaa. Kaardikepp oleks kindlam vahel. Et siin on nüüd näha Igori poolt interpreteeritud profiilid. Mul on vist lihtsalt ikkagi rääkida, see kuidagi on uimane. Et siin vasakul pool selle serval näete Balti klint, et see on siis see klindi astang ja tegelikult see kogu need kõik alad, mis siin on näha kujutatud siin kaardil, et kõik on nad enam-vähem ühesugused, et kujutavad nad sinna siis Lubjakivi platoosi, kus on siis õhukene moreenikate või peal. Ja Vladimir, kes järgmisega rääkida tuleb, on teinud ka oma magistritöös ühe kaardi siin keskel, kus ta modelleerinud siis kvaternari paksu siin ühes Apollo madala piirkonnas ja näete, et punasega on toodud need aluspõhja avamusalad, et tõesti, et aluspõhja avamused seal on ja päris suurtel aladel. Aga nüüd, kui liigume edasi lõuna poole, see on niinimetatud Vilsandi mereala, tuuleenergeetika ala, tegelikult sammugi osa sellest asub siis Siluri klindil ja seotud siis Siluri aluspõhjakivimite avamusalal. Andmestik on jällegi põhiliselt koostatud Igori poolt, need on siis Igor ja kadunud Tom Flodeeni tehtud profiilingud Läänemere osas.
ja jällegi seismoakustilise profiili interpreteeringutest näeme, et tõesti, et seal reeglina on aluspõhjaline kivim, mida katab siis suhteliselt väga õhuke kvaternaari setete kiht. Siin on üks teine joonis, see on tehtud nüüd kasutatud Veeteede Ameti Jakob Rei laeva andmeid, kuna ka Jakob Reil on all tegelikult sirptüüpi setteprofilaator, siis näeme tegelikult, et ega see nii roosiline ka ei ole, et kui me siit hakkame sügavamale minema lääne poole, siis näeme, et ka siin, kus tegelikult on kas moreeni või aluspõhjakivimid, tegelikult väga kiiresti tulevad seal settekihid peale, kui nõlvast alla liigume. See on nüüd patumeetri kaart, mis oleks nüüd võib-olla tegelikult ennem olla, aga nüüd, kui vaatame seda merepõhja patumeetrit, siis näemegi selgesti, et kirjeldasime siin seda Vilsandi meretuulepargi ala, et siin on näha ka, et jah, et nii kui me sügavusel 20-30 liigume alla, siis merepõhi järsult sügavamaks läheb. Ja mis kõige sügavam koht siin või hullem on kindlasti on siis see Liivi lahe nõgu, jah, et kus nüüd sügavused jäävad kuni 50-ni ja võib-olla natukene parem olukord on Kihnu saare ümbruses. Aga kui nüüd detailsemalt vaadata, see ongi siis seesama, see Ruhnust ülespoole jääb nii-öelda Liivi lahe tuulepargi arendusala ja kui siin kahte seismoakustilise profiili interpreteeringut näha, siis näeme, et kohalt aluspõhi võib olla seal sügavusel 60, lausa 80 meetrit sügavusel ja tihti on setete paksus kuni 50. Ma kohtusin ka ühe arendajatega, oli koosolek meil ja ma kurtsin seda, et geoloogid ei tea, et ka seda, et millistesse piirkondadesse saab nüüd vundamenti paigutada ja mis tüüpi. Ja siis seal oli spetsmees, selle jaoks oli neil härra Keeralt siis, kes ütles, et pehmetesse setetesse ei sobi neist ükski. See oli tema vastas. Ütlen, et geoloogina ma ei tea, jah. Ma näen ujuvaid saab muidugi igale poole paigutada, aga kas niisugusesse tingimusse, kus meil on 50 meetrit pehmed setted, kas seal üldse on võimalik tuuleparkide rajada? On minu küsimus, millele pole selget vastust veel saanud. Uurime edasi. Aga siis 2016 vist tehti magistritöö, jah, TILK 2016 on siis teinud Igoriga koos juhendamisel magistritöö siis nendest samastest seismoakustilistest andmetest ja see on nüüd see, mida tegelikult tellija siis näha tahab, et siin on toodud nii aluspõhja reljeef ja kvaternaari setete paksus, et see on nüüd see andmestik, mida tegelikult tuulepargi arendaja peaks nüüd kõigepealt vaatama, kui ta kuhu piirkonda meretuuleparki rajama hakkab. Ja see on meie uuring nüüd X alal, et see on jälle nüüd kaetud siin konfidentsiaalsete lepingutega, aga see on jah, kuidas nüüd meie oleme uurinud ja siis teinud niimoodi erinevate kihtide siis paksused kui ka siis asuvussügavused, et siin on toodud siis vasakult moreeni paksus, siis setete kiht, mis jääb moreeni peale ja siis näiteks viirsavide paksus ja see on tegelikult seal Kihnu saarest lõuna pool olev ala ja näeme, et seal ka, et Kihnu saarest vahetult lõunas, ütleme niimoodi, kuskil 4 kilomeetrit on see olukord suht hea, et setete paksus on suhteliselt väike, aga kui sealt nõlvast nüüd alla minna, et siis on see olukord palju keerulisem ja kui ma teesides seal kirjutasin ka, siis otsisin numbreid, 1700 ruutkilomeetrit on see, mis meil on tuulealadeks planeeritud merepõhjas ja siis lootus on 70% sellest tuulikutega katta, siis minu arvamus on küll, et kindlasti see nii olema ei saa, et meil lihtsalt ei ole nii palju sobilikult sobilikke kohta ja kui te tahate küsimusi esitada, siis ma hakkan praegu lõpetama, aga põhimõtteliselt on resümeena jah, et tegelikult kordaksin üle, mis juba räägitud sai, aga meregeoloogidel ja geoloogidel ma arvan palju teha siin veel, et enne kui me neid tuuleparke rajama hakkame. Tänan teid. Aitäh, Sten. Nüüd kõik, kes on Eesti energeetikast sõltuvad, palun, teil on võimalus küsimusteks. Et küsimus Markolt, et tuulegeneraatori püsti panemiseks need setted ei sobi, aga ka kaabli panemiseks saab seda teha, jah? Jah, aga praegu on enamus need alad jõudnud või 2 neist on vist jõudnud keskkonna hindamise
mõjufaasi, et me teame ka igasugune kraapimine merepõhjagi on jälle omaette probleem, et siis on heliumiteke ja kõik sellega kaasneb, et seal peab ka vaatama, et nüüd keskkonna poolt, et kas on niisugune põhi, kus tekib seda heliumit vähem, aga põhimõtteliselt kindlasti saab panna, aga ma tean siin ennem, kui oli juttu siin Nord Streamist ja ma tean, on riike, kes üldse ei lase süvendavadki kõik kaablid näiteks, et mitte siis neid kalapüügi takistada ja aga see, kus seisab ka kõik ees, et meie nagu neid kaabliala veel uurinud ei ole, et me oleme tegelenud ainult nende aladega. Aitäh! Meil on siin ka tagapoole on üks küsimus tulemas. Kordan küsimuse üle. Kõigepealt küsimus algas tõdemusega, et võib-olla peaks tuulikud panema sügavale vee alla, siis nad ei häiri kedagi, või siis ka tagurpidi panema, et siis ka ei häiri kedagi, ja siis sealt tekkis küsimus, et kas põhjahoovuste kasutamine energia tootmiseks Eestis, et oled sa sellega kursis? Ei, sest minu ettekanne ja teema oli ikkagi tuul, et need, mis seal all liiguvad, neid me tuuleks kuidagi kvalifitseerida ei saa, et ei kommenteeriks seda ja et kui me vaatame nüüd kogu seda ajajoont, mis Eestis toimub, eks ole, Eestis on öeldud, et nagu tuuleparkide rajamisel on viimased 10 aastat olnud nagu mingisugune seisak. Liivi lahe võimaliku tuulepargi lindude rände uuringuid minu teada viidi läbi juba üle 10 aasta tagasi. Mäletan, ülikool tegi vastavaid töid, kuidas need linnud lendavad, eks ole, ja siis umbes hakati asukohti paika panema vastavalt siis nendele lindudele, umbes, et kus neid vähem rändab. Samal ajal siis kõik tehnilised küsimused, nagu ongi näiteks, et missugused on setted ja siis missugused on jääolud, kuidas üldse nendes jääoludes, mis meil on, kui on rüsijää ja jää liikumine, kas üldse on tehnilisi lahendusi, kõik tehnilised küsimused, nagu me hakkame lahendama peale nii-öelda keskkonnamõjude hinnangut, eks ole. Ja ma küsin, et kas see on mõistlik või kui teha teistmoodi, siis kuidas teha nii-öelda nagu teistmoodi. Ja lihtsalt nende erinevate asjade kombinatsioonis tehniliste lahenduste võimalikkus ja keskkonnamõjude hinnang on võimalik, et me nagu ei jõuagi mingi tulemuseni. Jah, et täna räägime geoloogia kontekstist, et mulle üks slaid jäi seal natuke kommenteerimata, mis oli see Hiiumaa ala, et seal oli paremal toodud ka üks joonis tegelikult, sest Hiiumaal liiguti tegelikult nüüd uue võimaluse poole, et teeme uue analüüsi. Eelmine aasta Rahandusministeerium tellis tegelikult uue analüüsi, kus vaadati uuesti neid alu, aga kõik langesid sealt vist välja lindude tõttu. Ja ainukesed potentsiaalsed alad, siis, kus jälle nähti, et võiks Hiiumaa kandis rajada oli majandusvöönd, siis seal võib-olla 50 kilomeetrit või Hiiumaast siis veel edasi, aga muidugi see protsess on pikk ja üks põhjus sellele on ka see seadusandlus, mis on nüüd tulnud nagu vajaduspõhilisena järgi, ei olnud meil ju merepõhja planeeringut ja oodati seda ja kui see tehti, siis kahjuks tehti see ka niimoodi, et ei olnud seal geoloogilist andmestikku võtta või ei loetud seda vajalikuks, et nii ta paraku on ja nüüd ongi igal sellel arendajale jäänud siis oma uurida ja teha. Ja ma ütlen veel kord, et ma ei ole kindel, et üldse, et palju sellest siis arengus üldse jääb. Ja see sama võrdlus, et palju linnud, palju vundamenditüüp on ju, et vundamenditüüp võib ju hetkega selle nulli viia selle valiku tegemise, aga et siin on see küsimus, et väga palju on arvestamata jäänud, ma arvan. Nii, me oleme väga kuumal teemal, nüüd viimane kommentaar siit. Jah, Geoloogia Selts on seni ühe tuulepargi nagu heaks kiitnud, see on Neugrunt, ma tean. Nii, aga nendel teemadel me kindlasti saame täna päeval ja õhtul jätkata sellel kuumal teemal, kuid Sten, sulle aitäh ja ka väike meene ära mine.
ja meie tänase meregeoloogia ploki siin lõpetab Vladimir Karpin, kes tuleb meile täna Tallinna Tehnikaülikoolist, kes räägib sellest, mida huvitavat on ta merepõhjast avastanud. Palun, Vladimir. Aitäh, tere ka minu poolt. Minu põhiline töökoht on tegelikult peahüdrograaf Transpordiametis ja enda igapäevases elus ma tegelen meresügavuste mõõdistamisega ja nende andmete töötlusega. Seega põhimõtteliselt ma näen seda merepõhja iga päev. Nii et kõigepealt tahaks ikka näidata meie töö tulemusi, mis me oleme siin hüdrograafiaosakonnas saavutanud. Siin on üks ka Eesti merealade kaart. Siin on näidatud kogu meie töö alates 90. aastate lõpust ja rohelisega on märgitud kõik mõõdistatud merealad. Kokku on umbes 75%, sealhulgas ka siseveekogud, kus saab laevaga sõita. Ainukene asi, mis meil siiamaani mõõdistamata on põhimõtteliselt see majandusvööndiala siin, osad alad siin Soome alast ja Saaremaa ja Ruhnu vaheline ala, kuhu peaks tekkima ka üks meretulepark muidu tulevikus. Ja muidugi kõik need madalad alad on ka meil veel siiamaani mõõdistamata, rannikualad kuni 3 meetrit. Ja suurem osa kõigest sellest tööst on tehtud alates aastast 2012, kui me võtsime kasutusele Lehvik sonarit. Ja Lehvik sonarit on meil kasutusel kõigidel laevadel, mis siin pildil peal on. Need on Jakob Rei, Eva 320 ja Kaja Kaater. Ja tänu Lehvik sonarile me saame katta kohe väga suuri alasid ja saada väga detailse pildi, mis seal põhjas toimub. Ja kuna Transpordiamet ainult põhimõtteliselt korjab neid andmeid ohutu navigatsiooni pärast, siiski need andmed piisava hea resolutsiooniga, et neid saaks kasutada ka näiteks meregeoloogias. Ja niimoodi neid andmeid uurides me leidsime väga huvitavaid maastikke. Merepõhjas on näiteks siin üks voorestik, Balti klindi serval Hiiumaast põhja pool. Teine asi, mis on nagu väga levinud pinnavorm, Eesti lääne šelfil on jäämägede krapejäljed, see on põhimõtteliselt Eesti lääne šelfi kõige levinum pinnavorm tõenäoliselt. Peale seda viimasel ajal on selliseid huvitavaid asju, mille päritolu ei ole veel päris selge, see on väga kompleksse tekkega pinnavorm, allpoolt on rohkem voorelaadne, selline voolujooneline ja üleval poolt seal on nagu jooksvad nagu mingisugused kanalid. Sellised asjad nagu veealused maalihed ja viimase aja kuum teema on igasugused pokkmargid või siis rõugearmid, mida saab leida Soome lahes, Liivi lahes ja Saaremaast ja Hiiumaast lääne pool. Mis aga puudutab murtosid, siis see on üks värskelt leitud pinnavorm. Ta oli avastatud Soomest just mingi 6 aastat tagasi. Ja avastatud ta oli just tänu detailsele lidari andmestikule. Enne seda keegi pole seda märganud, põhimõtteliselt sellepärast, et nende pinnavormide kohal kasvab tihe mets. Ja selle kohta isegi üks artikkel Maalehes aastal 2018, kus oli kommentaarina toodud üks väga huvitav lause, et meil Eestis ei ole seda kindlasti, kuna erinevalt Soomest oleme me õnnistunud paekiviga. Ja tõepoolest maismaal murtosid me ei leia kuskil ja kui paar aastat tagasi üks minu Soome juhendaja tegelikult küsis minu käest, kas teil kuskil merepõhjas leidub ka selliseid asju, siis ma esimese asjana saatsin talle pilti Tareste lahest ja seal nagu esineb minu arust tule ajal, et väga sarnaseid pinnavorme, kuigi arutleti, et need ei ole murtot, see on midagi muud. Murtot olid leitud hoopis mujal. Murtot pinnavormina olid leitud Liivi lahe põhja pool. Ja tegelikult see andmestik, kus need murdod olid leitud, oli juba
olemas juba mingi 10 aastat vähemalt, lihtsalt keegi ei osanud vaadata, et mis seal tegelikult toimub. Ja mina ise esialgu mõtlesin, et siin on tegemist lihtsalt mingisuguste vooretega, aga mis teeb neid murtod nagu erinevaks võrreldes voortega, et nende pinnaformide laugem ots on nagu suunatud jääliikumise vastu, voorede puhul on see nagu täpselt vastupidi, järsem ots on jääliikumise vastu. Nii, kokku on kaardistatud umbes 300 murto- ja murtolaadseid pinnaforme, nad on siin näidatud mustade sümbolitega. Valged sümbolid tähistavad oose, mis ka väga tihti esinevad koos murtudega. Ja nagu siin näha, kõik see värviline osa sees on tegelikult see meie kõrgresolutsiooniga nagu sügavuskatte seal, et mis seal nagu vahel on kuni maismaani, see on siiamaani väga teadmata, et detaili seal ei ole. Et võib-olla seal on ka veel neid murtosid, võib-olla nad isegi jõuavad sinna Saaremaani kuskil, kus on see Kübarsaar umbes. Ja kõik need esinevad Pandivere staadiumist lõuna pool, et siis arvatavasti ka tekkisid enne seda. Ja teine asi, mis teeb murtosid omalaadseks, omapäraseks, et on nende kolmnurkne või siis V-täheline kuju. Ja meie murtod, Liivi lahe murtod on siis umbes 200 meetrit pikad, kuigi võivad olla kuni 800 meetrit pikad ja umbes 100 meetrit laiad keskmiselt ja keskmiselt ka 2,5 meetrit kõrged. Võrreldes Rootsi ja Soome omadega meie omad on pikemad, kitsemad ja ka madalamad. Ja need profiilid, X-profiilid siin näitavad umbes selle jääliikumise suunda murtude peal. Ja need on need samad profiilid. Jällegi väga hästi näha, kuidas üks ots on väga järsk ja teine ots on väga lauge. Väga lauge ots on jällegi suunatud vastu jääliikumist. Aga kuidas siis need murdud tekivad, mis täpselt veel lahendatud see ei ole, aga teatud hüpoteese on olemas. Üks neist on toodud siin pildi peal ja see käsitleb hüpoteesi, mis seletab, et murdud tekivad olemasolevatest pinnavormidest, antud juhul põikmoreenidest. Et esimesel pildil on näidatud põikmoreenid, mis asuvad nagu liustiku all. Teisel pildil liustiku ja pinna vahele hakkab sattuma suures koguses sulamisvett ja põhimõtteliselt vesi hakkab nagu jooksma mööda neid pinnavorme ja kulutab neid eesotsast ja nagu kuhjub seda settematerjali nende taga. Põhimõtteliselt saab võrrelda ka luidedega. Ja peale seda kolmandal pildil on olukord, kui sulamisvesi kogus on juba palju väiksem, siis on juba jälle töötab juba liustik ja deformeerub juba tekkinuid protomurtosid. Ja neljandal pildil on olukord, kui liustik on aeglustanud ja siis nende protomurtode peale settib juba uud moreeni. Ja mis on peamine, et kõik need sammud tavaliselt korduvad mitu korda ja tulemuseks on selline viiendal piltil allpool on nagu murtude koridor, kus on sees jooksevad murtud, nende vahel on hästi palju oose tavaliselt ja äärtel on nagu säilinud põikmoreenid. Aga murtude sees me saame leida deformeeritud setete läätseid. Ja tõepoolest, kui me vaatame murtude profiile, need on siin kogutud Eesti Geoloogia Teenistuse poolt tegelikult, siin on Chirp ja Boomer, üleval on Chirp ja Boomer, siis me Boomeri pildil saame näha, et tõepoolest murtude sees on näha teatud reflektoreid. Mitte kõige paremini, kuna
ei olnud ühtegi profiile kahjuks, mis jookseksid täpselt nagu murtodest üle, kuna need profiilid ei olnud korjatud just sellel eesmärgil. Aga siiski, nad asuvad suht lähedalt teiste murtodega, et me arvame, et see on õigustatud. Ja murtode vahed on täidetud hilis- ja pärast pehmete setetega, et sellegi pärast võib olla meie murtod siin on natuke madalamad, kuna meie puhul kõrgus on mõõdetud alates nagu merepõhjast, mitte nagu sealt jalamist, kus see asub. Ja võib-olla osad murtod on üldse kuskil maetud ka nende setete alla seal piirkonnas. Ja nagu ka sellel pildil tekkimishüpoteesiga on ka meie puhul murtode juurest leida igasuguse huvitava vormiga oose ja ka põikmoreene. Ja kui me vaatame neid põikmoreene siin, siis need ka nagu asuvad rohkem nagu ääre pool ja siis kui see murtode peakoridur on kuskil siin. Ja sellel pildil on näidatud kõik meie siin kohalikus regioonis leitavad murtod. Enamus on siin Rootsis ja Soomes põhja pool. Nad kõik tekkisid ilmselt juba pärast holotseeni algust. Ja meie omade kõige mõistlikum aeg tekkimiseks on ilmselt Böllingi soojem periood, umbes 14,5 kuni 14,1 tuhat aastat tagasi. Ilmselgelt just sel hetkel oli liustiku ja pinnase vahel seal väga palju sulamisvett. Küsimus on siiamaani lahtine, et miks murtosid on tõesti niivõrd vähe meie poolt. Skandinaavias on palju, meil on ainult üks koht, kus on leitud, võib-olla tõesti see aluskord versus aluspõhi sellel on mingi väga oluline roll. Võib-olla siis põhjus on puhtalt klimaatiline, seda kahjuks veel ei tea. Aga siiski tulemused on kirja pandud ja autoriks mina ja teised. Siis palun lugege, viidake. Ja minu poolest kõik küsimusi. Aitäh, Vladimir! Aitäh väga huvitava ettekande eest. Meil on aega ka saalist tulevate küsimuste jaoks. Nii, palun, esimesena nägin Igorit. Ja, nad on põhimõtteliselt moreenist. Kordan küsimuse, vabandust, kas murtod on seotud moreeniga? Nüüd proovin video jaoks selle kokku võtta, et millele Igor vihjab on see, et võib-olla ka juba Raukas on märkinud, et ka maismaal sarnaseid struktuure aluspõhjas, nagu näiteks Kirbla piirkond. Ma olen vist isegi Kirblas käinud, aga pole tähele pannud, aga ikkagi ma arvan, et kuna murtode puhul on väga oluline roll sellel sulamisveel, et kas sulamisvesi saaks ka seda nii-öelda aluspõhja niimoodi kulutada ja kuhjata, ma ei ole kindel, siis on võib-olla lihtsalt sarnase kujuga. Ei, ta on nagu ühelt poolt kulutab ikka. Ta on nagu moreen, siis ta saab kulutada nagu, ja siis ta nagu viib seda teisele poole, et ta pole päris moreen, ta on nagu ümber töödeldud moreen nii-öelda. Ma kindlasti vaatan seda täpsemalt selle liiderikaardile, vaatan, kuidas see ühtib selle morfoloogiga pärast. Nii, väga hea ja Igor andis kustumatu panuse Vladimiri doktoritöösse. Nii, oota, kas ma nägin Igori kõrval, kõigepealt oli Maris, tahtis küsida, ja siis oli Sten, jah? Palun. Lihtsalt kiire terminoloogia küsimus, et see murta tuleb inglise keeles, soome keeles, ei.
nii Maris küsib terminoloogia küsimus, et kust keelest see tuleb ja kas me saaksime eesti keeles mõne ilusa termini selle kohta? Murto tuleb soome keelest ja see on seal nagu mingi murtut või midagi sellist ja pluss on seal selline küla ka vist Murto nimeline, kus nad seda vormi esialgu leidsid ja soomlased väga nagu kaitsevad seda nime, et nad väga tahaksid, et see jääks niimoodi. Selge. Mina olen ise ma olen juba leppinud sellega. Vladimir on leppinud, Heidi millegipärast on selle nime poolt. Aga siin on ka Stenil üks küsimus. Mul oli sama küsimus, aga siis pool küsimust sõnaga, siis viimane osa küsimust ainsuses ja mitmuses. Ja kui ainsus on Murto, miks siis üks soov juurde tuleb? Nüüd ainsuse mitmuse küsimus terminoloogiast. Nüüd väga huvitav, ma olen sattunud Eesti filoloogia konverentsile praegu. No siin ma näitasin lihtsalt murtode gruppe nagu need murtod. Olla jah. Inglise keeles oli murtos ka, nii et... Selge, nii, kas... Jaa, palun, Aivo. Eestis leiame neid murtusid merepõhjas. Kuidas on soomlastel roossatel? Ainult maismaal või nende fotomeetri andmed näitab ka samasugused fenomene merepõhjas? Nii, kordan video jaoks küsimuse üle. Aivo küsib, et kas meil on merepõhjas patomeetrast need avastatud, aga Soome-Rootsi merepõhi, kas sealt on ka seda avastatud? Meie murtot on täitsa esimesed maailmas, mis on avastatud merepõhjas. Maailma esmaettekanne. Jaa, võrratu. Aga sellisel juhul publik teeb ettepanekud, me peaksime oma nime panema. Kirbla. Kirbla. No, okei, võib olla. Nii, on meil veel publikumi seast kommentaare, küsimusi, ettepanekuid. Siis meregeoloogia ploki lõpetuseks, enne Vladimir, härra sina kuhugi mine, on meil siin aega natukene seda teemat kokku võtta, kõik need, kes meil täna siin ka esinesid, ja ka teie publik, palun pausile minnes siis mõelge siis niisuguste asjade peale, viskan niisugused mõned asjad õhku. Nii, Eerik. Aitäh sulle ja ma kutsun Aivo hoopis siia. Tule nüüd siia puldi taha. Ja põhimõtteliselt, jah, autasu üle. No väga suur sõber Aivo. Ja meil oli Aivoga suht hiljuti oli selline diskussioon sellest, et kas Eesti hakkab mõtlema ka sellele, et neid merepõhja ressursse nii-öelda nagu kasutusele võtta. Ja siis sul oli nagu oma visioon selle kohta, et kuhu need uuringud ikkagi nii-öelda nagu viivad ja ettekannetes sellest juttu ei olnud, et äkki me väga lühidalt teeme selle sama diskussiooni nii-öelda nagu uuesti läbi, et kuhu need avastused Läänemere ütleme, konkreetsioonide uurimisel, aga võib-olla ka fosfori uurimisel tegelikult võiksid meid edasi viia. Et kas kunagi näiteks Läänemere põhjast hakatakse ka midagi nii-öelda ressursside mõttes kasutama? Arvestades, et nende oluliste metallide sisaldus, välja arvatud mangaan, nendes meie Läänemere konkreetsioonides on suhteliselt madal, siis nende oluliste metallide kaevandamise suhtes ilmselt see mangaan aktuaalne, meie mangaani ja rova konkreetsioonid aktuaalsed pole. Venelased on püüdnud sellest neid konkreetsioone kaevandada mangaani maavara eesmärkidel, aga ma päris täpselt ei teagi, mille taha nad seal takerdasid, aga see vabrik, mis teil seal Kingissepas seda maaki siis töötles, see ei tasunud ilmselt ennast ära. Aga samas me ikkagi teame suhteliselt vähe nendest ressurssidest, mis meie merepõhjas on, ja millised on need protsessid, mis tegelikult neid mangaani ja rova konkreetsioone tekitavad ja kuidas need olulised metallid nendesse kaasa haaratakse. Niimoodi, et tegelikult see Läänemeri on väga unikaalne mangaani selline labor, kui nii võib öelda.
ja see võiks olla meie nišš, et me sellest mangaani merelisest autigeensusest saaksime hea pildi, mis võiks olla siis kasutatav igal pool mujal, kus neid merelisi mangaani maavarasid rakendatakse või üritatakse kasutusele võtta. Vot, seda ma tahtsingi, et sa rääkiks. Aga jah, et muidu Martin oleks pidanud, kui sa poleks siin olnud, siis Martin oleks pidanud seda kõike, mis sa rääkisid, praegu nii-öelda vahendama. Nii et selles mõttes aitäh ja jah. See poolt meil ju kokku lepitud. Ei, see oli tõesti. Nii, aga nüüd ma olen Martinile tagasi. Nii, aitäh. Ja teile siis kõigile teadmiseks, et kohe varsti on lõuna.